Putin elab hirmus. Sa ei pruugi seda mõista, samal ajal kui Venemaa juht püüab meeleheitlikult maailmale jõudu näidata, kuid ta teab, et Ukraina sõda on kaotatud. Ta mõistab, et midagi hävitavat ja vältimatut läheneb. Aga siin on probleem. See pole Ukraina. Putin kardab nüüd rohkem oma rahvast ja võib-olla ka oma armeed kui sõda, mille ta ise alustas. Putin valmistub sõdima Venemaa vastu. Algamas on kummaline sõda. Kuigi see võib tunduda hullumeelne, viitavad paljud märgid, et Putin valmistub pigem sisemiseks sõjaks kui Ukraina võitmiseks. Uurime neid märke kogu video vältel, seega jää meiega kuni lõpuni. Kõige selgem märk, et Putin on oma paranoias ja tahab võimu hoida, on praegune olukord Roskvardiaga. Roskvardia suureneb ja tugevneb, mis näitab Putini nõrkust. Et mõista, miks see nii on, pead teadma natuke sellest, mis Roskvardia tegelikult on. See organisatsioon on Venemaa rahvuskaart ja see on suurim siseturvalisuse jõud, mis riigil ja mis veelgi olulisem, Putinil on. Putin lõi selle üksuse juba 2016. aastal ning grupil oli enne viimast muudatust lai tegevusvaldkond ja märkimisväärsed ressursid. Mõtle Roskvardiale kui millelegi sarnasele Adolf Hitleri Schutzstaffelile ehk SS-ile. Roskvardia ja SS on kaitseüksused, mille ülesanne on juhti kaitsta, tegutseda ihukaitsetena ja teha oma riigis vajalikke musti töid. Kui sõjavägi tegutseb välismaal, tagab Roskvardia ja varem SS kodumaal korra ja turvalisuse, kaitstes nii oma looja positsiooni. Me nägime, kuidas see Hitleri jaoks 40-ndatel lõppes. Putini viimased muudatused Roskvardias viitavad, et ta muutub sama paranoiliseks kui natside juht, püüdes võimu hoida. Nii ütles Kuningliku kaitseuuringute instituudi vanemteadur William James Dixon. 20. veebruaril teatas Kiev Post, et Putin loob Roskvardiast paralleelstruktuuri, mida ta saab kasutada nii Ukraina lahinguväljal kui ka enda kaitsmiseks Venemaa sisemiste ohtude eest. Roskvardial ongi olnud see ülesanne mitmel moel. Praegu näeme grupi arengut Putini isiklikuks armeeks. Roskvardia tegutseb nüüd väljaspool Venemaa kaitseministeeriumi, muutes selle otsustusprotsessis võimsamaks kui organisatsioon, mis juhib Putini sissetungi Ukrainasse. Kremlis Putini algatatud määrusega tõsteti Roskvardia tasemele, kus selle direktor Viktor Zolotov peab aru andma vaid Putinile. Miks peaks Putin looma isikliku armee ajal, kui Venemaa sõjavägi Ukrainas massiliselt võitleb ja sureb? Me andsimegi teile vastuse seda küsimust esitades. Putin teab, et see sõda on tema riigile olnud katastroofiline. Ja seda mitmel moel, mida me selles videos hiljem selgitame. Nüüd selgitab Dixon, et Putini mõttemaailm on muutunud. Venemaa president teab, et on kaotanud enda alustatud sõja. Jah, lahingud jätkuvad ja Venemaa liigub aeglaselt edasi. Nii aeglaselt nagu esimesest maailmasõjast saati pole nähtud, kuid siiski liiguvad nad edasi. Venemaa välksõja versioonist on saanud aastate pikkune võitlus, mis ei paista lõppevat. Putin teab, et rahvas on väsinud ja toetus sissetungile väheneb. Dixoni sõnul näitab Roskvardia tugevdamine, et Putin kaitseb enda rahvarahutuste ja eliidi viha eest. Tänapäeva Roskvardia ei ole see, mis ta oli siis, kui Putin selle lõi. Dixon märgib, et sisemise politseistruktuuri asemel on sellest saanud midagi sarnast islamirevolutsiooni kaardiväele. Pretoriaanlik jõud, mis kaitseb režiimi ja Putini niinimetatud rahvuskaardis luuakse nüüd ka tankiüksustega eriüksusi. Seda ei kasuta juht siseturvalisuse tagamiseks. See ehitatakse, kui teatakse, et tegude tagajärjed on lähenemas ja tuleb teha kõik võimalik, et kontrolli hoida. Ja Putin teab, et tagajärjed on tulemas. Kogu surve Venemaale, alates Ukraina sissetungi ebaõnnestumisest kuni karmide sanktsioonideni, jõuab nüüd haripunkti. Putini režiimi hapruse kohta esitatakse küsimusi võib-olla esimest korda pärast tema võimule tulekut. Ehkki lahknevad arvamused pole Putini kukutamiseks piisavalt valjud, kuid eriti majanduse teemal neid siiski avaldatakse. The Globalist väidab, et Putini ja paljude tema enda võimule aidatud eliidi liikmete vahel kasvab lõhe. Nad võivad teeselda, et toetavad seda sõda Ukrainas ja saavad sellest meeleldi kasu, kuid nad tahavad meeleheitlikult, et vaenutegevus lõppeks, ütleb The Globalist. Kuna nende peamine huvi rohkem raha teenida, on vastuolus Putini natsionalistlike ja egoistlike eesmärkidega muuta Venemaa ja seeläbi ka ta ise üheks maailma juhtivaks suurvõimuks. Putin tunneb seda toetuse muutust, ta teab, et see on tulemas.
ja see, mida me näeme Rosgvardiaga, on märk sellest, et Putini paranoia selle ees, mis edasi saab, olgu see pärast sõda või sõja jätkudes kuude ja aastate jooksul ilma lõpptulemuseta, on temast võitu saanud. Ainuüksi riikliku julgeolekujõu muutmine Venemaal sõjaliseks jõuks on piisavalt tugev signaal, et Putin hakkab muretsema. Rosgvardia tegutsemine väljaspool Venemaa kaitseministeeriumi tekitab juba probleeme. Dixoni sõnul on Rosgvardia uus pingekolle, mis süvendab lõhesid, raskendab võimuvahetust ja koondab Venemaa võimu 73-aastase mehe kätte, kes ilmselt ei suuda seda kaua hoida. Putini tõttu hakkavad Venemaa võimukeskused pärast tema lahkumist veel pikka aega võimu nimel võitlema. Putin on varem võimupärilusest rääkinud. 2025. aasta mais teatas Ukraina Uus Hääl Venemaa dokumentaalfilmist Venemaa, Kreml, Putin 25 aastat. Putin ise on filmitud ütlemas, et peab ilmuma inimene või veel parem mitu inimest, et rahval oleks valik ja keegi võiks teenida riigi kodanike usalduse. Jättes kõrvale, kui naeruväärne on selline väide autokraadi suust, kes on diktaatoriks muutumas, on see, mida me siin näeme, lihtsalt öeldes vale. Putinile on oluline vaid ta ise, mitte võimupärilus. Rosgvardia tugevdamine näitab, et Putin ei kavatse võimust loobuda isegi haarde nõrgenedes. Putin valmistub võitluseks, püüdes kaitsta end režiimi vältimatu lagunemise eest, mida ta on 25 aastat üles ehitanud. Süveneme Putini hirmumärkidesse hävitava jõu ees, mis tema ümber koomale tõmbub. Kui sind huvitab selline analüüs, telli kindlasti The Military Show kanal. Nüüd Putini režiim. Mida me tegelikult näeme, kui Rosgvardiat tugevdatakse? Sõjaväeanalüütiku ja YouTube'i sisulooja Paul Warburgi sõnul on see koos teiste märkidega režiimi lagunemise sümptom. See on Putini viis kontrollida Venemaa sisemist narratiivi ja säilitada oma kuvand tugeva juhina, isegi kui Ukraina sissetung ebaõnnestub. Peame vaid vaatama minevikku, et mõista Putini praegust paranoiat. Kui me vaatame autoritaarsete režiimide ajaloo lõpuaegu, siis on väga sageli nii, et need režiimid tunduvad tugevamad kui kunagi varem ja nende sõnad kõlavad enesekindlamalt kui alguses, ütleb Warburg selle kohta, mida me praegu Putini puhul näeme. See tugevus on illusioon, mille loob läbikukkuv diktaator, kes teab, et tema võim kaob ja nõrkused on avalikuks tulnud nii maailmale kui ka tema enda riigi rahvale, keda ta püüab kontrollida. Warburg ütleb, vaata tegusid, mitte sõnu. Ja praegu on palju samme, mida Putin astub, mis on kindlad märgid sellest, et tema loodud režiim on kokku varisemas. Katse muuta väidetav riiklik julgeolekujõud ainuisikuliselt Putini juhitavaks sõjaväeüksuseks on üks neist märkidest. Teine märk tuleneb praegustest rahuläbirääkimistest. Alates sellest ajast, kui USA president Donald Trump alustas 2025. aasta alguses rahuläbirääkimisi, et sundida Ukraina sõda lõpetama, oleme näinud, kuidas Putin mängib sama mängu. Ta räägib rahust, kuid tema teod näitavad, et tal pole kavatsust lõpetada tema alustatud sõda. Teisisõnu teeb Putin seda, mida Warburg ütleb. Räägib suurelt, kuid tema teod tõestavad, et ta kavatseb teha vastupidist sellele, mida ta ütleb. Alles 19. veebruaril pärast järjekordset rahuläbirääkimiste vooru kajastas Guardian nii Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kui ka Euroopa Liidu ehk EL-i kommentaare. Zelenski süüdistas taas Putinit venitustaktikate kasutamises läbirääkimiste takistamiseks, kuna Putin ei loobu oma maksimalistlikest nõudmistest, et Ukraina peab rahu saavutamiseks loovutama territooriumi. EL-i välisasjade pressiesindaja Anmar Elanuni sõnul jätkab Venemaa halastamatuid rünnakuid Ukraina vastu. See näitab, et Venemaa pole rahuks valmis. Me ei näe endiselt käega katsutavaid märke, et Venemaa suhtuks rahusse tõsiselt. Warburg ütleb, et Venemaa ei ürita enam teeselda, et on rahust huvitatud. Tegelikult näeme siin seda, millele Warburg varem viitas. Putin esineb tugevana, väites, et Ukraina peab loovutama territooriumi, sest teab, et tema režiimi kokkuvarisemine on lähemal kui kunagi varem. Putin ei saa Ukrainas peatada, sest ta teab, et kodumaal on rahulolematus kasvamas, nii et ta teeb kõik, et vältimatut edasi lükata. Video lõpus selgitame, miks Putin kardab võitlust Venemaa enda vastu. Vaadake edasi, et teada saada. Putini rahuläbirääkimistel tehtud jõudemonstratsioonid ei vasta tema tegelikele tegudele Venemaal. Rosgvardiat tugevdatakse, sest Putinil on vaja käega katsutavat jõudu, mida ta saab kasutada enda ümber toimuva narratiivi kontrollimiseks juhuks, kui Venemaa rahvas või naasvad sõdurid peaksid mässama.
Kuid Putin on astunud otsesema sammu, mis teeb kõigile Venemaal selgeks, et ta püüab meeleheitlikult kontrollida Kremli ümber levivat sõnumit. Venemaal toimub ulatuslik meediapiirang. See on loodud Putini paranoia rahustamiseks. Samas, kuigi Venemaa teeb seda sõnadega ja näitab end sõnadest tugevana, ütleb Warburg Putini keeldumise kohta tõsiselt rahuläbirääkimisi pidada, et Venemaal toimub suurim meediatõkestus riigi ajaloos. See on suurim meediatõkestus pärast nõukogude aega, mis paneks isegi Jossif Stalini elevile, ütleb Warburg. Viimastel nädalatel on Putin piiranud venelaste juurdepääsu WhatsAppile ja Telegramile. Viimane neist on eriti valus tavalisele venelasele ja sõduritele Ukraina sõjarindel. Tavaliste venelaste jaoks tähendab see avatud suhtlusplatvormi kaotust, mida kasutab suur osa riigist, sealhulgas umbes 85% 12–24-aastastest venelastest. See on üsna suur osa nooremast vene elanikkonnast, kes kaotab ligipääsu uudistele, mis pärinevad muudest allikatest kui need, mida Kreml heaks kiidab. Ja see ongi Putini eesmärk. Ta ei taha, et keegi Venemaale saaks suuri ideid tema kukutamisest, eriti mitte noored, kellel on potentsiaali. Ükskõik kui ebatõenäoline seega ei tunduks, organiseeruda võitlusjõuks, kui nad on oma füüsilises tippvormis. 20. veebruaril tegi Putin järgmise sammu. Venemaa president valis selle kuupäeva, et allkirjastada seadus, mis nõuab telekommunikatsiooni operaatoritelt side katkestamist Föderaalse julgeolekuteenistuse ehk FSB nõudel. Operaatorid peavad katkestama internetipiirkondades Venemaal, kus on terrorioht. Kas see tähendab, et Putin soovib takistada venelaste suhtlust välismaailmaga, kui Ukraina ründab naftatehast või sõjalist objekti? Kõik käib narratiivi kontrolli ümber. Ja Putini meeleheites näeme me juhi surmakrampe, kes teab, et aeg on ümber. Kuigi see kahjustab Venemaa rahvast, tähendab sideteenuste, eriti Telegrami sulgemine, et Putin õõnestab omaenda sõjaväge. TVP Worldi sõnul tekitas Kremlis algatatud Telegrami mahasurumine venelastes vastureaktsiooni. Sõjaväele tähendab rakenduse kaotus olulise platvormi kadumist, mis võimaldas rünnakuid ja suhtlust rindel. Warburg selgitab, et Telegram võimaldas Vene sõduritel lahinguväljal kiiresti pilte ja videoid jagada ning reageerida. See oli Venemaa droonioperaatoritel oluline, kuna võimaldas sihtmärke kiiresti tuvastada. Muudes rindalõikudes kasutasid Vene sõdurid Telegrammi, et dokumenteerida Ukraina kindlustusi ja korraldada rünnakuid Ukraina positsioonide vastu. Kõik see on nüüd kadunud. Pole juhus, et Putin tugevdab siseturvajõude samal ajal, kui õõnestab oma armeed. Ja ärge eksige, Putin teab täpselt, mida ta Vene sõjaväega teeb, kui ta Telegrammi maha surub. Kui autoritaarne riik õõnestab oma sõjalist tõhusust, et paremini kontrollida kodumaa narratiivi, näitab see diktaatori mõtlemise muutust, selgitab Warburg. Sama ütles Dixon, kui ta viitas Rosgvardia tugevdamisele. Ja kõik taandub sellele, et Putin on nüüd rohkem mures info kontrollimise pärast kui sõja võitmise pärast. Ukraina sisetungi jätkab Putin, et vältida paratamatut. Sõda, millega ta silmitsi seisab pärast patroonivõimu kokkukukkumist. Diktaatorid nagu Putin püsivad võimul mitte sellepärast, et neil oleks rahva toetus, vaid sellepärast, et nad loovad selle, mida Engelsberg Ideas nimetab diktaatori rahvaks. See on peaaegu alati vähemus, moodustades 2–20% riigi elanikkonnast. Kuid sellest piisab, diktaator saaks kontrolli hoida. Putin on varem kontrollinud Vene sõjaväge, pakkudes isiklikult ametikõrgendusi. Ta võimaldas korruptsiooni, mis tõi ohvitseridele ja ülemustele tulu. Engelsberg Ideas ütleb, et iga avalik teenus saab diktaatori kingituseks. Seekord kestab vaid seni, kuni jätkub raha ja võimu, mida jagada diktaatori kontrollitavatele. Putinil hakkab mõlemast nappima. Ta teab seda ja kontrollib seetõttu Venemaal tugevalt narratiivi. Putin mõistab, et on loonud Venemaale õudusunenäo nii praegu kui ka tulevikuks. Putini suured plaanid Ukraina võiduks on ammu kokku varisenud. Putinist ei saa kindlasti tänapäeva suurte Vene tsaaride võrdväärset, sest kõik, mida ta Ukrainas on teinud, on tema enda küündimatuse tõestamine, isegi kui Venemaa lõpuks võidab. See võit, kui see üldse kunagi tuleb, on Venemaalt juba palju rohkem võtnud, kui keegi kunagi oodata oskas. Just see tõsiasi, koos sellega, et Putinil pole aimugi, mida teha sadade tuhandete räsitud sõduritega, kes koju naasevad, viibki kõige selleni, mida me praegu näeme. Putin teab, et võitlus võimu säilitamise nimel oma riigis on tulemas. Nii et sidekanalite sulgemine ja omaenda eraarmee loomine on tegelikult kõik selleks, et kaitsta end võimaluse eest, et Venemaa rahvas ja võib-olla isegi sõjavägi hakkavad mässama.
Rand viitab John Tefti 20. veebruari artiklile, mis käsitleb Putini tekitatud probleeme Venemaal. Riigi rahvaarv väheneb, sõda ei aita. ÜRO prognoosib, et Venemaal elab 2100. aastal 112 miljonit inimest, praeguse 146 miljoni asemel. Sõltumatu kodanikuühiskond ja opositsiooniline poliitiline tegevus on Venemaal juba radikaalselt maha surutud, märgib Teft. Ja Putinil pole endiselt lahendust naasvate sõdurite probleemile. Tefti sõnul on umbes 8000 Venemaa veteranist pärast koju naasmist süüdi mõistetud tsiviilkuritegudes. Neist umbes 900 on sooritanud vägivaldseid kuritegusid, mille tõttu on surnud vähemalt 423 inimest. See on mikrokosmos sellest, mida Putin usub end tulevikus kogevat, kui tema sõda Venemaad veelgi rohkem halvab. Kujutage ette sadu tuhandeid vihaseid sõdureid naasmas koju veelgi autoritaarsemasse ja põlvili riiki. Saad püssirohutünni. Olukorra, kus sõdurid ja rahvas näevad, et Putini sõda ei parandanud nende elu. Viha on kodusõja peamine põhjus. Sõda, kus inimesed, keda Putin tahab kontrollida, tõusevad tema vastu. Kuigi Putin püüab ühiskondlikku vapustust vältida, järgib ta diktaatorite kokkuvarisemise käsiraamatut. Rohkem kontrolli ja allasurumist. Sabotaaž armeele, mis on Ukrainas sõjas kaotanud ligi 1,26 miljonit inimest. Putin eelistab võimu hoidmist lagunenud riigis parema tuleviku võimaldamisele. Roskvardja tugevnemine on märk sellest, et Putin on oma tähelepanu pööranud uuele vaenlasele. Vaenlane on Venemaa, mitte Ukraina. Venemaal tuleb Putini vastu seista, muidu ootab ees 100 hävingut. Venemaa kaotab sõdureid ja seisab silmitsi demograafia kriisiga, mis jääb riiki mõjutama. Selle eest vastutab Putin. Kogu riigi tulevik on kaalul. Control the people's minds and you can keep the Ukraine war going. That has been Putin's propaganda ploy ever since he launched the Ukraine invasion, and it has worked out well for him so far. But propaganda only works when your allies all stick to the story, and that isn't the case for Putin anymore. Kremlin propaganda has backstabbed Russia's leader by admitting that the Ukraine war has already been lost. The unthinkable has happened, and it's all over for Putin's deceptive game. And there is one man who is at the center of it all, Vladimir Solovyov. Long one of the Kremlin's most reliable and virulent propagandists, Solovyov has conducted a massive turnaround on state TV that has exposed everything that the Kremlin is doing to wreck the Russian economy. The man who only a few days ago was telling Putin and his cronies that they should be bombing London has started sharing the numbers, facts and opinions of everyday Russians as they struggle to come to grips with the impact that Putin's Ukraine invasion has had on them. For Putin and the entire Kremlin, this is like a shot of poison to their collective veins. The man who is being paid handsomely to spew the mindless narrative that Putin wants his people to believe has come right out and said that it is all nonsense. Russia is struggling. It's on the verge of economic collapse. And as you'll find out if you keep on watching, Putin's desperate attempt to control the spiraling state of his narrative is utterly failing. So, what did Solovyov actually say? Anna from Ukraine, who is a YouTuber who commentates on developments in Russia that are often missed by the mainstream media, explains the basics. She points out that Solovyov is one of the most dangerous men in Russia, specifically because his position on state TV means that he is able to influence the opinions of millions of people who simply don't have access to independent news sources that enable them to get a clearer picture of what is happening, not just in the world, but even in their own country. Solovyov is an extremely dangerous person that created a lot of crimes with his talent of communicating, of spreading Russian BS and so on, Anna says. This talent has perhaps allowed him to earn billions of rubles from the Kremlin, she adds, which makes it very clear that this is a propagandist who has happily suckled on Putin's teat for as long as he could extract money out of the Russian president. Solovyov's reputation is such that even the US Department of State has labeled him a face of Kremlin propaganda, and noted that he has been spreading what it claims to be Guinness World Record-breaking diatribes against the West and Ukraine since 2010. This is a man who has, or had, a network of 17 Telegram channels along with his own state-sponsored TV show, and it's fair to say that he is a main source of news for many people in Russia. We tell you all of this so that you understand the caliber of this propagandist in terms of his pro-Kremlin opinions. And now he's turned on the Kremlin. Solovyov has plunged a knife right into Putin's back, as Anna from Ukraine explains. So this very person decided to enumerate a number of problems that right now destroy the Russian Federation from the inside, she says.
Among those problems, Anna adds, are the sky-high interest rates that the average Russian has to deal with, even after Russia's central bank has spent the last few months chopping away at those rates. Solovyov also exposed how Russia's crippled economy is leading to businesses being destroyed, and how many people who are reportedly experts on Russia's economy are predicting a complete collapse, all due to Putin's refusal to end his war in Ukraine. Of course, those outside of Russia have known about these problems for a long time. Right now, Russia's key rate is 15.5%, following another Bank of Russia cut of 0.5%. Whatever minor hope can be derived from a cut evaporates completely when that cut still means that Russia is dealing with interest rates that are triple or even quadruple those seen in places like the US, Australia, Saudi Arabia, China, the UK, Canada, and practically all developed Western nations, per Trading Economics. Even in Rwanda, the key policy rate is 7.25%, less than half the rate seen in Russia right now. And on the business front, Russia's small oil producers are floundering as Western sanctions prompted by Putin's invasion are destroying them. Russian oil prices have been pushed down to $40 per barrel, Yahoo Finance said on February 18th, and that simply isn't high enough to stop many of Russia's smaller suppliers from becoming insolvent. Anna from Ukraine adds to all of this, noting that one of Russia's most important propagandists has exposed so much more. So interest rates are high. Businesses are closing, restaurants and shops closing, apartment blocks remain unsold. That is what he kept repeating, she said to Solovyov's outburst. And there was more. Russia's struggling construction, metallurgy, oil and gas industries all came under the propagandist's microscope in a rant that, for once, wasn't aimed at Russia's enemies. It was a direct message to the Kremlin. A message that tells Putin that the Russian people know that the war that their president started is crippling them economically. Russia's economy is in the death zone, The Economist said in a February 16th article. Though Russia's economy may not collapse outright, the outlet says, it will also not recover to any decent level until long after the Ukraine war is over. Russia's economy is stuck, lost in a sort of negative equilibrium, where all it can do is barely hold itself together as Putin's relentless appetite for war consumes every type of industry that Russia has that isn't directly associated with the war that he is waging. It's this horrific state of affairs for the everyday Russian that Solovyov has called out, and it seems that he may have taken such a bold step because he is slowly recognizing that a major power shift is going on in Russia. Putin's grip is slipping. The authoritarian who is so desperate to keep hold of his country can no longer hide the realities that his decisions have brought down upon his own people. Also speaking to the ordinary people, Anna says of Solovyov's exposé, he focuses on these very obvious signals of the dying economy. So perhaps the very fact that he started talking about such things is influenced by the size of the problem that people are talking about on the streets, at work, in their kitchens, and to pretend that nothing is happening is very wrong. In other words, Russia's economic problems have grown too big to ignore. And for a man like Solovyov, that fact creates a dilemma. Does he continue to toe the Kremlin line, that everything is fine and that Russia is powerful? Well, if he does, he ruins his own credibility, and his career as a pseudo-journalist is all but over. Or does the Kremlin propagandist turn on his paymasters to deliver a dose of the reality that is affecting the Russian people, thus risking the wrath of Putin himself? Well, Solovyov has spoken out against Russia's power base before. In the wake of the Kremlin's August 2024 humiliation in Kursk, when Ukraine counter-invaded and snatched up Russian territory, the propagandist said that a resignation is necessary. But even these seeming acts of rebellion have always been tinged with caution. A resignation doesn't translate to Putin's resignation, and that's the point. Solovyov has always tinged whatever scant criticism that he delivers with the undertone of suggesting that Putin is still great, and that all he has to do is surround himself with better people. Well, not this time. By calling out the state of Russia's economy, the Kremlin's favorite propagandist has unavoidably showcased how it's Putin's ineptitude that has led the Russian people to the fate that they now face. And in a few minutes, we're going to explain how it's not just Solovyov over whom Putin is losing his control. An entire network of military bloggers is also turning against the Kremlin and reversing the tide of Putin's propaganda tidal wave. That development twists the knife that Solovyov has plunged between Putin's shoulder blades. And by the way, if this is the kind of insight that you want more of, make sure you're subscribed to The Military Show. We break it down like this every single day. Now, what we're seeing here is the breakdown of the most important weapon that Putin has in his arsenal when it comes to his own people. Narrative dominance has always been the bedrock of Putin's leadership style, as Russia knows that controlling the conversation is what prevents Russia's people from turning against him when times get tough.
People like Solovyov are supposed to help Putin with that task. He should be beating the Kremlin drum at all times, not going on state television to expose the shambles of the Russian economy to the entire world. Putin is such a great believer in the concept of narrative dominance that he also tries to exert it on the global stage. The ongoing peace negotiations with Ukraine offer the perfect example, as David A. Depchula writes for Forbes. His strategy now depends less on decisive battlefield success and more on convincing the world, particularly the United States, that Russian victory is inevitable, that continued support for Ukraine is futile, and that pragmatic Americans would be wiser to prepare for profitable normalization than prolonged confrontation. Depchula says, "It's lies upon lies, and every single tall tale that comes out of Putin's mouth gets added to an entire tapestry of whoppers that the Russian propaganda machine is supposed to keep clean. Even one thread out of place could lead to that entire tapestry crumbling, and that, more than anything else, is why a major propagandist exposing the Kremlin's inadequacies is so damaging to Putin. A thread has been pulled. The tapestry begins to unweave." Now, the damage is being done to Putin, and it has led him down some desperate roads in recent days. We'll dig into that soon. But before we do, Solovyov turning his back on the Kremlin is clearly a watershed moment. Definitely for the first time during Putin's regime, Anna from Ukraine says of Solovyov's betrayal, adding, "And it symbolizes the loss of Putin's control, because in Russia, people rarely express their opinions openly, and usually they receive their opinions from the state TV, from the popular vloggers that were allowed by the Kremlin regime. What does it mean when the opinion former is feeding information to the people that makes them wake up to the fact that it's the Kremlin's fault that they're struggling in the first place? Well, certainly not anything that the Kremlin is going to want to see. And if Solovyov keeps on doing what he has started to do, more Russians are going to see that it is their own government that is hurting them due to Putin's insatiable lust for war with Ukraine. Maybe the turncoat propagandist will focus on how Putin is stealing more money from the average person's pocket by way of taxation, all to keep on funding his ridiculous war. Asia News has exposed all of this, as it points out in a February 18th piece that municipal service rates across Russia rose by between 8 and 12% on average in 2025. And that's on top of VAT being increased by 1.7% on all products on January the 1st, all of which has led to sharp increases in consumer goods that Russia's people could barely afford in the first place. Even good propaganda can only hide what's happening in Russia for so long. A propagandist actually delivering the reality to the people who form their entire opinions based on what he says is a death sentence for the Kremlin. So where does all of this leave Putin? Well, we told you earlier that his control is slipping, that he's going to do anything that he can to maintain it. Russia's leader is getting desperate to keep his narrative in play, and that has led to him making what may be the dumbest move that he's ever made since he launched his Ukraine invasion. Putin has banned Telegram. Yep, and that means that many of the voices that constantly spoke out in support of the Kremlin's policies, making money from doing so in the process, have been silenced. And make no mistake about it, that amounts to a legion of propagandists who are now furious at the Kremlin for taking away their source of income. And to add a little context to why the Telegram ban is so desperate, you need to know a little bit more about just how ubiquitous this social media platform is in Russia. Over 100 million Russians use the app, the New York Times reports, and around 60 million of those users check Telegram every day. Beyond state TV and newspapers, Telegram is one of the main sources of news for the Russian people. And remember, Solovyov himself has 17 Telegram channels, so he and the Kremlin clearly saw how valuable the platform could be from a propaganda perspective. However, that value is only there for the Kremlin as long as it can control the narrative being spun on Telegram, and that's where things have fallen apart for Putin. As military bloggers report more information that the Kremlin wants to give away, and Telegram opens up opportunities for Russians to find opinions other than the Kremlin party line, it was almost inevitable that a crackdown would come. And it has. And plenty of Russian propagandists are furious about it. The fury from Russia's military bloggers in particular has been immediate. The Kyiv Independent reported on the anger that is spreading among Russia's less traditional propagandists, noting that many are calling on the Kremlin to stop depriving them of their platform in the wake of the Telegram ban and a similar ban on the use of WhatsApp in Russia. Fighter Bomber, who was one of the more notable Russian military bloggers on Telegram, sums up the general mood with a sarcastic statement. "Unfortunately, we can't cut off Starlink for the Hochli," he said, using a slur that Russia's bloggers like to use against Ukraine soldiers. "But we can cut off Telegram for Russians. And if we can, well, why not? Why not indeed, from Putin's perspective?"
With Telegram gone, the Kremlin can push Russians toward the state-controlled Max app, and perhaps more importantly, it can try to stop Russian people from getting news from sources that aren't necessarily Kremlin-approved. Even some of Putin's most vocal fans are up in arms about the Telegram ban, Bloomberg reported on February the 17th. The outlet says that cutting off access to this particular app may be a bridge too far for many Russians, and interestingly, some major hitters have even come out against the move. Putin's favorite mouthpiece, Dmitry Peskov, has called the loss of Telegram a shame. And wouldn't you just know it, Solovyov has also complained during a live stream that his numbers have taken a steep decline in the wake of Putin's Telegram ban. Military bloggers matter to the Kremlin. And when they're doing their jobs the way that the Kremlin wants them to, those bloggers serve as important cogs in the Russian propaganda machine. They are Putin's digital foot soldiers, CNN said back in 2023, and many have sources deep within the Russian armed forces and associated paramilitary groups, such as Wagner. The BBC adds that these bloggers are popular with Russia's readers because they often provide more information about what's happening in Ukraine than Russia's state media. Of course, they also make plenty of money while doing it, so we can't ignore that so many are angry at the Kremlin for the Telegram cutoff because they're losing their sources of income. And perhaps that's why Putin wants to shut the military bloggers down. They know too much, they say too much, and with many having audiences in the hundreds of thousands or even the millions, they're influencing the Russian people too much. Remember, Putin's entire reign is predicated on his ability to always control the narrative. When Russia has what the Kremlin might look upon as loose cannons operating on social media, more of the threads on that tapestry of lies we talked about earlier start to come loose. Russia has already started turning against these blogging propagandists toward the end of 2025. And as the Carnegie Endowment noted in December, several had found themselves classed as foreign agents or charged with crimes under Russia's repressive extremism laws. The endowment even says that this fight against its former propaganda machine is calculated, noting that it gives the Kremlin the chance to create an impression that it is trying to silence the voices of pro-war radicals after 4 years of fighting that have left everyday Russians tired of Putin's invasion. However, the state steamroller wasn't fast enough to crush Solovyov. And now that he has turned against the Kremlin, Putin's desperation is on the verge of turning into outright despair. Who can he trust, if not the man that the Kremlin put on state TV to deliver the messages that the Kremlin wants the Russian people to hear? How is Putin supposed to control the narrative when the very peddlers of that narrative aren't towing the line? These are questions that Putin never wanted to answer, and everything that we're seeing now in terms of his attempts to repress the flow of information in Russia amounts to the actions of a leader who knows that his days are numbered. Russia is the country that suffers from the madness of its leader, to whom all of its population delegated their rights and freedoms, Anna from Ukraine says, when wrapping up her video about Solovyov's actions. Maybe the once Kremlin-favoring propagandist has realized that fact, and he's decided that using his platform to bring power to the people, or at least expose what they're going through, is more important than saying what Putin wants him to say. The Ukraine war is already lost, and every Russian is feeling the impact worse and worse with each passing day. With the knife now stuck in his back, Putin will push on, of course. But he'll do it knowing that one of Russia's most influential voices is delivering the very last kinds of messages that the Kremlin wants its people to hear. Putin has crippled his country, and Solovyov knows it. Not even the turncoat talking head has revealed just how bad things are getting for Russia. The Russian economy is in the toilet, but the country has already been flushed, and there may be no finding it in the sewage for a century. See oli sõda, mille Venemaa arvas end kergesti võitvat. Ukraina murduvat Venemaa sõjalise jõu all, ütles Putin oma rahvale. Nii ei läinud. Ja nüüd toimub Venemaal mõeldamatu. Venemaa regionaalparlamendi liikmed tunnistavad, et sõda on kaotatud. Puhkeb paanika ja kaos, sest ametnikud väidavad, et sõda, mis ületab teise maailmasõja, sunnib Putinit taganema ja põgenema. Erimeelsed hääled tugevnevad. Nende seas ka Grigori Jeremajev. Jeremajev on 69-aastaselt kogenud peaaegu kõike, mida Putin Venemaal. Ta nägi Nõukogude Liidu ajal, kuidas Venemaa valitses impeeriumi, mida Putin nüüd taastada püüab. Jeremajev oli kohal, kui Nõukogude Liit lagunes ja Venemaa pidi end uuesti looma. Putini tõus võimule toimus selle poliitiku silme all ning nüüd pärast 4 aastat sõda Ukrainas on Jeremajev saatnud tugeva sõnumi Venemaa juhile ja parlamendikaaslasele. Tunnistage, et Ukraina sõda pole saavutanud ühtegi Putini seatud strateegilist eesmärki. Varsti jõuame tõenditeni Jeremajevi õiguse kohta ja uurime, miks Ukraina on Venemaale hullem kui teine maailmasõda.
enne tuleb põhjalikult uurida Jeremajevi väiteid. RFU Newsi teatel teatas Vene poliitik 5. veebruaril kolleegidele, et Ukraina sõja eesmärgid pole mitte ainult saavutamata jäänud, vaid on nüüd ka põhimõtteliselt kättesaamatud. Teisisõnu, Venemaa ei saa võita. Ja mis puudutab Putinit, siis tema jätkab seda ainult seetõttu, et selle lõpetamine tähendaks, et ta jääb ajalukku kui president, kes kaotas riigile, kelle kohta keegi ei uskunud, et ta suudab Venemaa agressioonile vastu seista. Öelda, et need on vastuolulised kommentaarid, on veel leebelt öeldud. Amnesty Internationali sõnul seisavad Putini sõja vastu rahumeelselt protestijad tihti silmitsi fabritseeritud süüdistustega, kuna Kreml tahab neid vaigistada. Sageli esitatakse väärsüüdistusi politseivastase vägivalla kohta. Putin ei saa seda trikki kasutada parlamendiliikme vastu, kes rääkis parlamendihoones. Kreml võib väita vaenu õhutamist, nagu ta sageli teeb sõjavastaste suhtes. Ta võib isegi väita, et Jeremajev on reetur, kuna ta kritiseeris Putinit. Süüdistused ei vähenda Jeremajevi teo sümboolset jõudu. Ta seisis oma kolleegide ees, kellest paljud on meeleheitlikult isegi väikest Putini tähelepanu otsimas ja paljastas tegelikkuse, mida nad kõik oma enda presidendi eest varjata püüavad. Me tahaksime teile öelda, et Jeremajevi sõnad inspireerisid mässu, mille tulemusel Vene parlamendi liikmed tõusid ühiselt üles ja nimetasid Putini sõja läbikukkunuks. Kahjuks nii ei läinud. Poliitikud ehk karjäärihimulised pugemise meistrid, kes soovivad Putinile meeldida, otsustasid Jeremajevi vaigistada. Peaaegu kohe, kui Jeremajev rääkima hakkasid teised saadikud teda kohe maha karjuma. Tema mikrofon kaeti kinni ja lülitati seejärel välja, mis oli meeleheitlik näide Kremli soovist kontrollida narratiivi, mida poliitik oli just lõhkumas. See pole poliitika, vaid võim. Poliitikud, kes hoolivad rohkem Putini arvamusest kui tema läbikukkumistest, püüavad vaigistada teisiti mõtleja, kes neile tõtt rääkis. Nad ei reageerinud piisavalt kiiresti. Hääl kõlas veel. Paljud Venemaal, ka need näitlejalikud Venemaa parlamendi käsilased, kes Jeremajevi hukka mõistsid, nõustuvad selle sõnumiga. Putini sõda on läbi kukkunud ja jätkub samamoodi. Ja kõik, mida Putin nüüd teha saab, on seda jätkata. Kursi muutmine praegu teeks täpselt seda, mida Jeremajev ütleb, kujutaks Putinit presidendina, kes on sõjas, mille ta ise alustas, lüüa saanud. Jeremajevit on tema üleastumise eest karistatud. RFU Newsi andmetel esitati poliitikule süüdistus ajakirjandusvabaduse kuritarvitamises pärast tema avaldust, mida peetakse naeruväärseks. Ajakirjandusvabadus. Riigis, kus sotsiaalmeediaplatvormid nagu Telegram suletakse, just seetõttu, et need annavad ajakirjandusele võimaluse rääkida Vene rahvale, mis Ukrainas tegelikult toimub. Ajakirjandusvabadust pole süsteemis, kus Putini kampaania kahtluse avaldamine tähendab riigireetmist. Jeremajev näib olevat vähemalt praegu kergelt pääsenud. Samara kohus, mis asub piirkonnas, kus poliitiku kõne toimus, määras Jeremajevile tema märkuste eest 30 000 rubla ehk umbes $388 suuruse trahvi. Vene valimiste jälgija X-konto annab samuti rohkem üksikasju, märkides, et Jeremajevi kõne toimus Samara regionaalses tuumas ning et Jeremajev ütles isegi, et Putin ise teab, et Ukraina sissetung on läbikukkumine ja see oli viga. Selle vapra dissidendi sõnad olid samuti piisavad, et vallandada 7 minutit raevukat arutelu. Venemaa regionaalne väljaanne märgib, et see poliitik on alati olnud omamoodi mässaja ning ta oli isegi piisavalt julge, et nimetada Putini sõda inimelude ja saatuste jahvatamiseks. See ei olnud leebe kriitika Putini lähikondlaste kohta. Jeremajevi sõnad olid otsene löök Venemaa liidrile. Avaldus, mis näitab, et Putin ei suuda, ükskõik kui palju seadusi ta ka vastu ei võtaks, kunagi vaigistada neid, kes talle vastu seisavad. Jeremajevile võib peagi järgneda vanglakaristus, ütleb piirkondlik allikas. Kuid kui see on hind, mida ta maksab selle eest, et kuulutas, et propagandavaled ja igapäevased sadade tsiviilisikute tapmised Ukrainas on muutumas tavaliseks, siis näib, et ta on valmis selle hinna maksma. Jeremajev teadis, millist reaktsiooni tema sõnad põhjustavad, kuid nende ütlemisega paljastas ta Putini kui petise. Jeremajevil on täielik õigus. Hiljem videos süveneme põhjalikumad poliitikute väitesse, et Putin on nüüd lõksus just selles sõjas, mille ta ise alustas, mis tähendab, et ta ei saa enam peatuda, kuid ta ei suuda ka võita. Enne edasiliikumist uurime väiteid, et Putin pole saavutanud ega saavuta ka tulevikus oma strateegilisi eesmärke. Arutelu loogiline alguspunkt on see, mida RFU News mainib Jeremajevi kommentaaride raportis. Ukraina sõda on Venemaa jaoks halvim pärast teist maailmasõda ning ületab seda mõnes mõttes. Ukraina sõda on kindlasti kestnud kauem kui Venemaa osalus teises maailmasõjas.
Nagu teatas Raadio Vaba Euroopa, Raadio Vabadus tähistas 12. jaanuar seda hetke, mil Nõukogude sõda Adolf Hitleri vägede vastu oli ametlikult ületatud kestuselt niinimetatud erisõjalise operatsiooni poolt. 3 aastat, 10 kuud ja 8 päeva oli see maagiline aeg. Iga uus päev lisab läbikukkumisele, mille eest Putin ei pääse. Ta tõmbas oma riigi sõtta, mida pole suudetud kiiresti võita, nagu Putin väitis. Venemaa kaotab iga päev umbes 1000 sõdurit sõjas, mis Kremli väitel pidanuks juba võidetud olema. Teise maailmasõja võrdluses läheb Venemaa olukord veelgi hullemaks. Kuigi Nõukogude sõjas natside vastu peeti ajaloo jõhkramaid lahinguid ja Venemaa kaotused Ukrainas pole teise maailmasõja tasemel, on Putinil oma jõhkra sõjaga vähem saavutusi kui toonastel Nõukogude juhtidel, kes kaitsesid end Hitleri vastu. Nagu RFU News teatab, lendavad Ukraina droonid kuni 1500 kilomeetrit ehk 932 miili sügavusele Venemaa territooriumile. Droonid polnud teise maailmasõja ajal Nõukogude Liidule probleem. Venemaa talub rünnakuid oma territooriumil ka siis, kui Ukraina sõda on kestnud kauem kui teine maailmasõda. Selleks ajaks olid Nõukogude väed natsid alistanud, sisemaised rünnakud lakkasid. Ukraina sõjas on need aga jätkuvalt probleemiks ja see on Putini süü. Ukraina sõda on Putini vägede läbikukkumises territooriumi hõivamisel ületanud Venemaa teise maailmasõja kampaania. Teise maailmasõja lõpuks oli Nõukogude Liit suutnud natsid tagasi suruda 1500 kuni 1800 kilomeetrit ehk 932 kuni 1118 miili läände, mis viis venelaste saabumiseni Berliini. Kuid Ukrainas ulatuvad Venemaa edasitungid parimal juhul vaid 150 kilomeetri ehk 93 miili sügavusele Ukraina territooriumile. Putinil on kulunud rohkem aega, et vallutada vaid 10% territooriumist kui Nõukogude Liidul natside vastu võideldes. Ja ta saavutas selle läbikukkumise isegi siis, kui tal oli eelis alustada niinimetatud sõjalist erioperatsiooni otse Ukraina piiril. Putin esitab Nõukogude kampaaniat teise maailmasõja ajal kui ristisõda, mis päästis kogu maailma. Ukrainas on ta loonud kampaania, mis viib Venemaa kokkuvarisemiseni. Ühtegi Putini eesmärki pole saavutatud. Soome president Alexander Stubb ütles, et Putin on juba kandnud nii suure strateegilise kaotuse, et jääb ajalukku läbikukkujana. 13. veebruaril Müncheni julgeolekukonverentsil kõneldes tõi Stubb välja kõik ebaõnnestunud eesmärgid. Ta tahtis liita Ukraina Venemaaga, kuid sellest sai Euroopa riik, ütles Stubb esimene läbikukkumine. Ta tahtis takistada NATO laienemist. Ta sai Soome ja Rootsi. Teine läbikukkumine. Ja ta soovis hoida meie kaitsekulud madalad. Ja nüüd on see 5%. Kolmas läbikukkumine. Sellest vaatenurgast oli Jeremajevi sõnad Samara regionaaldumas isegi leebed. Ukraina sõda on Venemaale täielik kaotus, sest Putini eesmärgid nagu Ukraina suveräänsuse äravõtmine on täielikult ebaõnnestunud. Üllatav, et Jeremajevi suguseid kriitikuid pole rohkem. Venemaa strateegiline kaotus süveneb, kuna ta pole Ukrainas üheski valdkonnas domineerinud. Kanada poliitikaajakirja arvates võib domineerimise puudumine olla Venemaa vastu kasutatav hoob rahuläbirääkimistel Putini jaoks. Venemaa väidab valelikult linnade vallutamist, mis tegelikult veel püsivad, nagu Popjansk 2025. aasta lõpus. On muutunud üha selgemaks, et narratiiv, mille kohaselt Vene väed liiguvad edasi, samal ajal kui ukrainlased varrivad ning mis ajakirja sõnul on levinud lääne meedias, on lihtsalt vale. Ukraina kaitse pole asjatu, see on edukas. Natsid alistusid Nõukogude pealetungile kiiremini ja valusamalt kui Ukraina Putini omale ja see on veel pehmelt öeldud. Parimal juhul on Ukraina strateegilisest vaatenurgast kogenud vaid mõningaid komistamisi, samal ajal kui Putin paneb sellesse võitlusse kõik, mis tal riigis on, kuid ei suuda siiski võita. Kui kuuleksime sageli tuhandetest Vene sõduritest, kes hukkusid Putini imperialistlike plaanide tõttu, mõistaksime iga saadud sentimeetri hinda. Policy ajakiri kirjutab, et agressori valmisolekut hinda maksta tuleks näha pigem meeleheitena, mitte Venemaa paratamatu eduna, millest lääne meedia võiks rohkem rääkida. Jeremajev viitas oma kõnes just sellistele läbikukkumistele ja seda eitada ei saa. Tuleme tagasi territooriumi teema juurde. Oleme maininud, kui tagasihoidlik on Venemaa edu Ukrainas võrreldes varasemate saavutustega maailma tugevaima sõjaväe vastu. Sõjauuringute instituudi ehk ISV andmetel ei suuda Venemaa värbamine enam kaotustega sammu pidada. Kreml palkas 2025. aastal Ukrainas sõdimiseks 406 000 inimest, kuid ISV hinnangul ületavad kaotused 410 000. Venemaa on Ukrainas territooriumi kaotanud, hoolimata kõigist neist surmadest.
Venemaa haaras enda kontrolli alla 26% riigist, sealhulgas varem ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi piirkonna, mis oli juba 2022. aasta märtsis nende käes. selle asemel, et edasi tungida, suutis Venemaa saavutada vaid 26%. 4 aastat ja üle 1,25 miljoni ohvri hiljem. Venemaa kontrollib üle 20% Ukrainast ja tema aeglane edasiliikumine kahjustab Kremli propagandat. Venemaal võib 26% tagasisaamiseks kuluda aastaid ning enamik Ukrainast jääks endiselt vallutamata. Putini jaoks on see piinlik. Nii suur läbikukkumine, et pole vahet, kui palju reetmise süüdistusi üritab vaigistada selliste inimeste nagu Jeremajev hääli. Kõik faktid on olemas. Putin on oma vigadega hävitanud kogu oma varasema pärandi. Kremlil pole enam vabandusi, mistõttu poliitikud nõuavad nüüd avalikult Putini sõja lõppu. Venemaa sõjameelsed analüütikud, näiteks sõjablogijad, kellele Putin on tuginenud, pole enam usaldusväärsed. Neid nimetatakse välisagentideks, nagu ka Jeremajevit, sest nad kritiseerivad lahinguvälja, komandööre ja otsuseid, paljastades lühesid sõjapingutust toetavate seas, vahendab RFU News. Ja kogu selle viletsuse vastu võitlemiseks ei saa Putin isegi rahuläbirääkimistelt seda, mida ta tahab. Ta arvas suudab neid mõjutada, et sundida Ukrainat Donbassi piirkonda loovutama. See oleks olnud vähemalt midagi Venemaa presidendile. Tõsi, kõik tema muud strateegilised eesmärgid on kõrvale jäänud ja tunduvad kaugemal kui kunagi varem, kuid Donbassi nõudmine oleks andnud talle võimaluse nimetada seda väikeseks eduks. Ka seda ei juhtu. Nagu Politico märkis 13. veebruari artiklis, on rahuläbirääkimised nüüd ummikusse jooksnud. Venemaal pole õnnestunud veenda USA'd survestama Ukrainat piisavalt tugevalt, et veenda Zelenskid loovutama Donbassi, mis jätab Venemaale ainsaks võimaluseks jätkata sõda, mis on ületanud teise maailmasõja ja olnud igal tasandil läbikukkumine. See sõda suurendab iga võiduta mööduva päevaga Venemaa rahalist survet ja näitab Putini läbikukkumist. Ukraina vallutamine oleks pidanud Venemaad rikastama. Ukraina geoloogiateenistuse väitel asub riigis 15 triljoni dollari väärtuses maavarasid, mis moodustab muljetavaldavad 5% kogu maailma maavarade rikkusest. Putin tahtis seda raha. 4 aastat hiljem on Venemaa rahanduskriisis. Venemaa majandus seisab paigal, sest üha rohkem raha suunatakse Ukraina sõtta ja võlgade tasumisse, mistõttu on kärbitud kulutusi tervishoiule, haridusele, infrastruktuurile, korrakaitsele ja sotsiaalhoolekandele. Rahvusvaheline valuutafond prognoosib, et Venemaa majandus kasvab 2026. aastal 0,8%, pärast 2025. aastal 0,6% kasvu. Venemaa müüb naftat suure allahindlusega raha saamiseks ja seisab silmitsi rahvastikuprobleemidega, mida Ukraina surmade arv süvendab. Jeremajevil on õigus. Venemaa on Ukraina sõja kaotanud. Ja tal oli veel ühe asja suhtes õigus. Putin ei saa nüüd enam peatada, sest see tähendaks kaotuse tunnistamist ja ajalukku jäämist täieliku läbikukkumisena. Putin on nüüd lõksus. Peter Dickinson märkis 12. veebruari Atlantic Councili artiklis, et Putini peamine eesmärk Ukrainas on kindlustada oma pärand. Putin usub siiralt, et on ajaloolisel missioonil, et pöörata ümber Nõukogude Liidu lagunemise ebaõiglus ja taaselustada Vene impeerium. Ta usub, et peab Ukraina riigi ja rahvuse hävitama, kirjutab Dickinson. Dickinson väidab, et see kinnisidee on mõjutanud Putini tegevust ja viinud ta kaotusseisu. Jeremajev näeb kõike. Nagu me video alguses ütlesime, on poliitik piisavalt vana, et olla näinud kõike, mida Putin on teinud enam kui veerand sajandi jooksul võimul olles. Ja ta näeb läbi selle jõumehe fassaadi. Putin jätkab Ukraina sõda, et edasi lükata vastutust oma läbikukkumiste eest, uskudes, et ta võib enne seda surra. Kõik, mida ta on üritanud teha, on andnud jõudu Ukrainale, samuti Euroopale ja NATOle, samal ajal kui tema kontroll oma rahva üle libiseb käest. Putini Ukrainas kasutatud sisemine propaganda laguneb. Putin levitab valeinfot, väites, et Ukraina sihtis tema residentsi, mis oli ilmselt lavastatud, et jätta mulje Ukraina meeleheitest. Putin lihtsalt püüab nüüd ellu jääda. Ta reetis oma riigi Hiinale, et võimul püsida. Euroopa Liidu julgeolekuuuringute instituudi sõnul on Hiina ja Venemaa vahel suur sõltuvuslõhe, kus Venemaa on halvemal positsioonil. See on Putini ja tema läbimõtlematu sõja süü. Hiina võiks Venemaa majanduslikult hävitada, näiteks keeldudes Vene nafta ostmisest, kui ta saab mujalt parema pakkumise. See on võimalik, sest uued sanktsioonid survestavad Pekingit Venemaast eemalduma. Instituudi sõnul muudab Hiina oma käitumist, kui toetamine põhjustab suuri majanduskaotusi.
Vladimir Putini ainus vastus sellele on veelgi suurem alluvus Hiinale, mis omakorda nõrgestab Venemaad, isegi rohkem kui Ukraina sõja läbikukkumisest tingitud katastroofiline kahju. Nüüd ähvardab Vladimir Putinit kaotus. Kaotus Ukrainas, isegi rohkem kui Venemaa on seni kogenud. Kontrolli kaotus Venemaa ja selle tuleviku üle, kui Hiina tiirutab nagu hai ja Putin loobub kõigest, et võimul püsida. Ja kaotus nende inimeste seas, kes peaksid Kremlit toetavat narratiivi levitama, näiteks parlamendiliikmed nagu Jeremajev. Täna tsenseeriti üht meest karmilt, kuid tal jätkus julgust rääkida. Homme pärast veelgi suuremat alandust Venemaale võib neid olla rohkem. Ukraina sõda on kaotatud, rahulolematus kasvab. Kõik, millele Putin nüüd loota saab, on see, et ta peab vastu kauem kui see rahulolematus enne, kui tema alustatud sissetung tema ümber kokku variseb. Putin ei saa Ukrainalt abi. Kui Venemaa parlament pöördub tema vastu, on Ukraina avalikustanud geniaalse strateegia, mis lõpetab Putini sõja. Tapavööndid purustavad rekordeid. Venemaal läheb olukord ainult hullemaks. Paranoias. Vladimir Putin tunneb, et kaotab Venemaa üle kontrolli. See on autoritaarile vastuvõetamatu. Seetõttu peab ta kontrolli narratiivi üle tagasi haarama. See vajadus ja kontrolli nälg on viinud Putini kõige rumalama otsuseni. Putin on ära võtnud ainsa asja, mis hoidis tema sõjaväge Ukrainas elus ning sõdurid on nüüd Kremlile vihased. See taandub 2 sõnale: Telegram ja WhatsApp. Putin on nii paranoiline, et keelas need sotsiaalmeediateenused ja püüab neid asendada Kremlile sobivate variantidega, mida ta ja ta kaaslased peale suruvad. See on Putini katse näidata võimu, enesekindlust. Ta püüab suunata Ukraina sõja, oma presidendiaja ja Venemaa loo kirjutamist. See pole siiski enesekindlus ega võim. Need otsused tegi diktaator, kes kardab kontrolli kaotust. Vananev autokraat, kes teab, et haid tiirutavad ümber ja rahvas räägib. Putin peab nüüd enim kartma Ukrainas sõdureid, kellelt on võetud veelgi rohkem suhtlusvahendeid. Tuleme nende sõdurite juurde kohe tagasi, aga kõigepealt vaatame Putini viimaste päevade huvitavaid otsuseid. 10. veebruaril teatas CNN, et Kreml on hakanud piirama juurdepääsu Telegrami sõnumirakendusele, mis on Venemaal kahtlemata üks populaarsemaid omataolisi rakendusi. Statista andmetel kasutas Venemaa 16+ elanikkonnast Telegrami üle 78%, WhatsAppi aga 73,9%. Kreml väitis ähmaselt, et keeld kaitseb Vene kodanikke ja süüdistas Telegrami blokeeringus, kuna seal jagatakse Venemaa võimude meelest kuritegelikke ja terroristlikke seisukohti. See tähendab, et venelased ei pruugi Telegramist leida Kremli narratiiviga kattuvat infot. Kreml on Telegramile määranud 64 miljoni rubla ehk ligi $828 000 suurused trahvid, kuna väidetavalt keelduti keelatud sisu eemaldamisest. Kremli piirang jõustus. 10. veebruaril, mille tulemusena kurtsid tuhanded inimesed, et rakendus kas ei tööta üldse või töötab palju aeglasemalt kui tavaliselt. Telegraafi andmetel ütles Kremlile lähedane allikas sõltumatule uurivale väljaandele Vestka, et venelastele seatud piirangud loovad aluse Telegrami täielikuks keelustamiseks septembris enne Riigiduuma valimisi. Pärast väidetava Kremli narratiivi kontrolli vastase kõrvaldamist suunas Putin oma viha WhatsAppi vastu. Nagu mainisime, on WhatsApp Venemaal kasutatavate sotsiaalmeediarakenduste seas populaarsuselt 2. kohal pärast Telegrami. 12. veebruaril, 2 päeva pärast Telegrami piiranguid, teatas Al Jazeera, et Kreml blokeerib ka WhatsAppi, süüdistades seda seaduse rikkumistes. Putini lemmikhääleturu Dmitri Peskov väitis, et samm tulenes WhatsAppi vastumeelsusest järgida Venemaa seadusi. Kas saame selle telkeosa uuesti teha? See kõlab nagu Putini stiilis. WhatsApp ei lase mul venelastel keelata öelda asju, mida ma ei taha. WhatsAppi keeld ei tohiks üllatada. Kreml on alates 2025. aastast rakenduse vastu tegutsenud, mistõttu said paljud Venemaal aasta lõpuks WhatsAppi kasutada vaid VPN-i abil. Sarnased blokeeringud on kehtestatud ka Facebooki, X-i ja Instagrami vastu. Isegi YouTube pole olnud immuunne Kremli jõulise lähenemise suhtes, kui on vaja sulgeda ligipääs mis tahes veebiteenusele. Mis annaks tavalistele venelastele kas või väikese võimaluse teada saada rohkem, kui Kreml neile räägib. Venemaal on inimesed marus. Riigi sõdurid on seda veelgi enam. Ärge muretsege, Kremlil on lahendus. Putin kuulutab valjuhäälselt, et Venemaa neid rakendusi ei vaja.
Kõik, mida nad vajavad, on tellida Max, mis on Venemaal valmistatud ja täielikult Kremli heaks kiidetud alternatiiv, pakkudes kõikehõlmavat sotsiaalmeediaplatvormi väga madala hinnaga. Nimelt pideva Kremli järelevalvega kõige üle, mida sa rakenduses teed või ütled. Venemaa on kujundanud Maxi patriootlikuks alternatiiviks Telegramile ja WhatsAppile ning maksnud Vene kuulsustele selle reklaamimise eest. Vene ametnikud survestavad Maxi integreerimist Koosuslugisse, Venemaa veebiplatvormi, mis võimaldab kasutada valitsusteenuseid, maksta arveid ja allkirjastada dokumente. See muudaks Maxi väravaks põhilistele avalikele teenustele Venemaal. Kõik taandub kontrollile, sellest räägime videos hiljem. Telegrami ja WhatsAppi keelud põhjustavad rindel kaost, sest Vene sõdurid kaotavad olulise suhtluskanali ja saavad surma. Sõduritelt endilt me eriti ei kuule, sest Ukraina lihaveskis kannatavad nad rängalt. Vaid vähestel ellujäänutel ja vangilangenutel on võimalus oma lugu rääkida. Telegraafi andmetel on Vene sõjablogijad, kellel on sageli otsene ligipääs sõduritele WhatsAppi ja Telegrami kaudu, rääkinud Putini paranoia tõttu rindel tekkinud olukorrast. Tuhanded sõdurid jäävad ilma sidevahenditeta, mis pealetungi ajal võib põhjustada saatuslikke tagajärgi, teatas Arhangeli Spetsnasi Telegrami kanal, millel on 1,1 miljonit jälgijat. Teine suur sõjablogija kritiseeris otse Kremlit, kuigi vältis oma tiraadis Putini nime mainimist. Kui inimesed, kes tulid võimule eikusagilt, hakkavad neid, Kremli ametnikke, kurikuulsasse Haagi viima, ei ütle keegi sõnagi, ütles Gegor Kolmogorov oma jälgijatele, mis näib olevat kummaline tunnistus, et Venemaa on sooritanud sõjakuritegusid. Sõjablogija poolt, kes on tuntud oma natsionalistliku lähenemise poolest. Aga võib-olla kõige selgem selgitus Venemaa sõdurite vihale Putini vastu tuleb sõjakorrespondent Aleksandr Slatkovilt, kes selgitab. Lääs lõi meid 2 päevaks knockouti Starlinki katkestusega ja nüüd matavad nad ka selle juhtimissidekanali, ütleb Slatkov. Kuidas peaksime siis võitma? Milliste vahenditega? Maapähklite ja TA-57 välitelefonidega. Üks sõdur, kes sai arvamust avaldada, ütleb midagi sarnast. Rindejune on šokis, Starlinkid kadunud ja Telegram segatud. Kuidas võidelda? Kirjatuvidega, teatab The Cube Independent, viidates sõduri sõnumile, mis on laialdaselt levinud Venemaa sõda pooldavates Telegrami kanalites. See vastab Venemaa strateegiale Ukrainas. Nõukogudeaegsed tankid ja muud relvad on lahinguväljal, nii et miks mitte kasutada ka nõukogudeaegset välitelefoni, nagu TA-57. Vladimir Putin tundub arvavat, et Ukraina sõda toimub ikkagi 1960-ndatel. Starlink väärib põhjalikumat uurimist. Juba see on halb, et Vladimir Putin on oma sõduritelt ära võtnud 2 olulist sideplatvormi, kuid mingil põhjusel, mida saab seletada vaid sellega, et Putin kardab nii väga kõike, mis tema narratiiviga vastuolu läheb. Venemaa president tegi need otsused paar päeva pärast seda, kui Elon Musk ja SpaceX sulgesid venelastele Starlinki. Guardian teatas 9. veebruaril, et Vene sõdurid otsisid paaniliselt alternatiive pärast SpaceXi keeldu kasutada Ukrainas ebaseaduslikult Starlinki terminale. Kui Starlinki kasutus piirati, kaotas Venemaa tähtsa sidekanali. Putini vastus. Eemaldada alternatiivid, mida paljud Vene sõdurid on püüdnud kasutada. See on geniaalne sõjaline strateegia. Pole ime, et Venemaa on Ukrainas seni kaotanud. 1,25 miljonit sõdurit ja arv kasvab. Iroonia kõrvale jättes näib, et Putin tahab selle sammuga oma sõjaväge hävitada. See pole tegelik põhjus, miks Kreml keelas WhatsAppi ja piiras Telegrami kasutust. Need on ühe vana mehe viimased hingetõmbed, kes püüab meeleheitlikult võimust kinni hoida. Kohe selgitame, miks. Vaatate saadet Sõjasaade, kus toome teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirju. Vajutage telli, et olla kursis. Putini põhjendusi uurides on 2 teemat. Kremli ametlik seisukoht ja tõeline olukord. Putini lähikondlaste sõnul piiratakse juurdepääsu WhatsAppile ja Telegramile turvalisuse tõttu. Me puudutasime seda juba varem, kuna Kreml on levitanud seisukohta, et mõlemad rakendused võimaldavad väidetavalt kriminaalse sisu jagamist ning neid ei saa usaldada kaitsma tavalise venelase andmeid rohkem kui nende kallist valitsust Maxiga. Venemaa internetiregulaator Roskomnadzor on samuti turvaprobleemidele viidanud, vahendab BBC. Teine Vene ametnik Andrei Svintov väitis samuti, et karmid meetmed WhatsAppi vastu on õigustatud, kuna Venemaa peab Metat terroristlikuks organisatsiooniks. Venemaa ei varja, et tema internetipiirangud on osa laiemast sammust eemalduda tema arvates läänemeelsetest platvormidest.
Roskomnadzor, mis on lihtsalt Putini ja tema täieliku kontrollisoovi järjekordne pikendus, on juba ammu võidelnud selle nimel, et Venemaal oleks tema sõnul suveräänne internet, mis oleks vaba igasugusest lääne mõjust, teatab Telegraph. Jällegi rõhutame, et vaba lääne mõjust tähendab väiksemat võimalust, et vene rahvas saaks aru, mis tegelikult toimub väljaspool seda raudset müüri, mille taha Putin tahab neid vangistada. Tegelikult ongi kogu see Putini paranoiline otsus ainult sellest. Telegrami ja WhatsAppi on piiratud ja need keelatakse varsti, sest Putin tahab varjata uudiseid Ukrainast oma rahva eest. Kremli eesmärk on vaigistada sõjablogijate hääled, kes, kuigi sageli sõja pooldajad, jagavad siiski palju rohkem teavet rindel toimuvast, kui Kreml kunagi oma rahvale rääkida tahaks. Just need rindesõdurid kannatavad kõige rohkem, nagu varsti näed. Nagu Moscow Times lisab, on igal suuremal Venemaa meediaväljaandel, sealhulgas sõltumatutel väljaannetel, mida Vladimir Putin ei suuda kontrollida, oma Telegrami kanalid ning paljud avaldavadki ainult selles rakenduses. See on viinud selleni, et Telegramist on saanud, nagu väljaanne ütleb, ühtne uudistekeskus, mis võimaldab kasutajatel lugeda uudiseid erinevatest allikatest. Ja kuna rakendus kuvab postitusi kronoloogilises järjekorras, mitte ei kasuta algoritmi selleks, et valida, mida kasutajad näevad, on Kremlile äärmiselt raske oma propagandat Telegrami kaudu inimestele peale suruda. Nii et rakendus tuleb eemaldada. See asendatakse Kremli heaks kiidetud variandiga, mis on monument Putini digitaalsele umbusaldusele. Ajakirja Cyber Magazine andmetel saab Maxist vaid järjekordne kivi Kremli riiklikult kontrollitud jälgimisinfrastruktuuri müüris. Rakendus on loodud Hiina WeChati eeskujul, mida on samuti sarnase tööriistana kritiseeritud. Leiame, et Vladimir Putin järgib taas Xi Jinpingi eeskuju, kinnistades tahtmatult aru saama Venemaast kui Hiina väikevennast. Kremli esindajad üritavad loomulikult ümber lükata väiteid, et üleminek Maxile on kuidagi seotud järelevalve või kontrolliga meediakanalite üle. Ärge muretsege selle pärast, ütleb Kreml. See, et Vladimir Putin on muutnud Maxi kasutamise kohustuslikuks riigiametnikele, tudengitele, õpetajatele ja peagi ka kõige elementaarsemate avalike teenuste kasutamiseks, ei tähenda veel, et tegemist oleks jälgimisrakendusega. Kõigi konkurentide, sealhulgas Telegrami ja WhatsAppi keelamine, ei toeta seda väidet. See on Putini uus katse isoleerida venelased digitaalselt, sundides neid elama valeuudiste ja propaganda sees, et säilitada oma võim. WhatsApp tegi selle oma avalduses täiesti selgeks pärast Vladimir Putini otsust. Täna püüdis Vene valitsus blokeerida WhatsAppi, sundides kasutajaid riiklikku jälgimisrakendust kasutama. Ettevõte ütles, et üle 100 miljoni kasutaja turvalisest suhtlusest isoleerimine on tagasiminek ja vähendab inimeste turvalisust Venemaal. See ei ole liialdus. Platvormil Max võib Kremlit puudutav kaebus viia selleni, et FSB koputab sinu uksele. See võib viia selleni, et sind tembeldatakse mingiks terroristiks, lihtsalt selle eest, et sa ei kummarda Putini ees nii sügavalt, kui tema tahaks. Kuid nii valus ja potentsiaalselt ohtlik kui Putini viimane katse hoida kinni riigist, mis tema haardest välja libiseb, ka tavalisele vene inimesele ka pole, kannatavad kõige rohkem siiski sõdurid, kes on Ukrainas rindel. On põhjus, miks nad praegu Kremlile raevukalt vastu seisavad. Tegelikult on neid põhjuseid mitu, alustades sellest, kuidas Kreml on järjekordselt oma sõdureid kommunikatsiooni osas täielikult alt vedanud. Putini kahurilihast sõdurid peavad kasutama Telegrami, WhatsAppi ja ebaseaduslikke Starlinki terminale, sest Kreml ei ole Ukrainas neile turvalisi suhtlusvahendeid taganud. Venemaa sõdurid on Ukrainas sõdinud ligi 4 aastat, kuid nagu The Telegraph teatab, pole neil endiselt oma turvalist suhtlussüsteemi. Seetõttu kasvas Telegrami ja WhatsAppi kasutus eesliinil kiiresti. Vähemalt viimasel neist on mingisugune krüpteering, samas kui esimene annab Venemaa sõduritele ühenduse kodumaaga ning võimaluse omavahel suhelda, kui neid saadetakse enesetappelikele rünnakutele Ukraina kaitsepositsioonide vastu. Nüüd on see kõik kadunud. Maxi rakendus ei ole hea asendus, sest Venemaa sõdurid teavad, et Kreml jälgib nende tegevust ja kõnet. Vene vägede omavaheline suhtlus on täielikult kokku kukkunud ja see toob kaasa Vene sõdurite surmasid. Forces News märgib, et Vene droonitõrjeüksuste liikmed on Kremli poole videopöördumistega esinenud, öeldes, et Telegram on nende tööks hädavajalik. Juhtumisi on nii, et droonid on suurim oht, millega Vene sõdurid Ukrainas silmitsi seisavad. Ainuüksi jaanuaris tapsid Ukraina droonid 30 000 Vene sõdurit. Kõik surmad kinnitati Delta-süsteemi videomaterjaliga. Kui Telegram puudub, ei saa Venemaa droonitõrjeüksused enam Ukraina droonidest lahinguväljal olevatele sõduritele kiiresti teatada, mis tähendab rohkem hukkunud Vene sõdureid. Vladimir Putin on kiirendanud oma armee kaotusi, aidates Ukrainal hävitada 50 000 Vene sõdurit kuus.
Drooniprobleem on ka Venemaal. Ukraina kaugmaadroonid on Venemaa naftatööstuses kaost tekitanud ja sõjalist jõudu seestpoolt nõrgestanud. Kuberner Vyacheslav Gladkovi sõnul võib Telegrami aeglustamine mõjutada operatiivinfo edastamist Belgorodi piiriäärses piirkonnas. Venemaa ametnik ütleb Kremlile, et nende tegevus kahjustab sõjaväge ja rahvast, kuid Putinile pole see oluline. Ta tahab rohkem kontrolli ja tema jaoks võivad kahuriliha põrgusse minna. Telegrami ja WhatsAppi keeldudel on veel üks külg, mis võib samuti põhjustada Vene sõdurite surma, ehkki vähem otseselt kui droonirünnakute oht, sest nad ei saa enam suhelda. Nagu Forces News välja toob, on Telegram üks peamisi platvorme, mida Vene sõdurid kasutavad kodus olevate sõprade ja perega suhtlemiseks. Kuna rakendus on blokeeritud, on Venemaa sõjaväes juba olemasolevale moraalikriisile lisandumas uus kriis. See on eriti tõsi, kui mõista, et selliseid rakendusi nagu Telegram kasutavad Vene sõdurid ka selleks, et hankida varustust, mida nende omavalitsus pole suutnud neile tagada. Nagu märgib Kiievi Post, peavad Vene sõdurid rahastust ühiselt koguma, et saada kätte esmatarbevahendid ja mõnel juhul ka varustuse, mida neil on oma töö tegemiseks vaja. Kuidas neid ühisrahastuskampaaniaid korraldatakse? Muidugi Telegrami kaudu. Sama sõjablogijad, kes nüüd Kremlit kritiseerivad, korraldavad tihti korjandusi, et varustada Putini sõdureid asjadega, mida Putin ei anna. Telegrami keelamine rikub kõik. Sõdurid ei saa enam blogijatele oma vajadustest rääkida. Kui Telegram blokeeritakse ja lõpuks keelatakse, ei jõua blogijad enam suure publikuni raha kogumiseks. See põhjustab rohkem surmasid. Sõdurid saadetakse halvasti varustatuna droonirohketesse põrgumaastikesse ilma suhtlusvõimaluseta. See on õudus sellises ulatuses, mida suudab põhjustada ainult Putin. Ja ta teeb seda omaenda sõduritele, mitte Ukrainale. Venemaa sõduritel pole süüa ega juua ning United24 meedia sõnul naljatlevad nad musta huumoriga, et nende riided ripuvad seljas nagu riidepuudel, kuna puudub toit ja jook. Nüüd on Putin neilt võtnud ühe vähestest ressurssidest, millega nad said vajalikke asju hankida. Nagu ajaleht Telegraph tsiteerib üht Vene sõjablogijat irooniliselt ütlemast, kahjuks ei saa me Starlinki ukrainlastele kinni panna, aga Telegrami venelastele saame küll kinni panna. Peskov on Putini nimel püüdnud ümber lükata väiteid Telegrami ja WhatsAppi olulisuse kohta Vene sõduritele. Ma ei usu, et on võimalik ette kujutada, et rindesuhtlust juhitakse Telegrami või mõne muu sõnumirakenduse kaudu, väitis ta nõrgalt. Samal ajal kui Venemaa enda sõdurid ja sõjablogijad ütlesid täpselt vastupidist. Kasutati Telegrami, WhatsAppi ja Starlinki. Kõik need asendatakse riigi juhitud teenusega, mis keskendub jälgimisele, mitte suhtlemisele. Võib-olla polegi tubiposti ja nõukogudeaegsete välitelefonide kasutamine nii halb mõte. Pole ju nii, et Venemaa sõduritel oleks midagi muud, millele loota, kui Putini paranoia on neilt ära võtnud ainsa asja, mis neid elus hoiab, kui nad seisavad silmitsi sõjaõudustega, mille Putin ise alustas. See tundub juba nii, nagu Putin tahaks Ukraina sõda kaotada. Sõjas, mida on iseloomustanud innovatsiooni võidujooks, üritab Venemaa president saata oma sõdureid tagasi kiviaega. Ukraina droonide tabatsoonid sunnivad Venemaad iga vallutatud sentimeetri eest verega maksma. Nüüd, kui Telegram ja WhatsApp on kadunud, voolab seda punast vedelikku rohkem. Putin's shadow apparatus was supposed to be his key to winning the Ukraine war. The inner circle trusted by Putin was everything, but that inner circle has backstabbed him by doing something so insane that it has sabotaged the entire Ukraine war. And worst of all for Putin, it was his own secret service that slid the knife right into his back. How? Well, the FSB stole $5 billion right from under Putin's nose. And that's according to Christopher Steele, who is the former leader of the Russia desk at the UK's MI6 intelligence organisation. Now, speaking to the Trump report at the end of December, Steele laid it all out. I think it's clear that a very large sum of money was allocated by the Kremlin, by Putin, to sort of subversive operations in Ukraine. Probably up to $5 billion between 2014 and 2022. And a lot of that money simply disappeared into the pockets of SFB officers and FSB businesses and was utterly corruptly embezzled from the effort, Steele claims. This was money that Putin had earmarked for use in Ukraine. Russia's leader wanted to weaken his target before he struck, and he's made sure that his secret service, the FSB, which is supposed to be one of his most powerful instruments, had everything that it needed to get the job done. But instead of reporting on the reality of what Ukraine was doing to prepare for a fight, or conducting the sorts of operations that would damage Ukraine, the money was pocketed.
and all Putin received before he launched his invasion was nonsense about how Ukraine wasn't ready and how it wouldn't be able to put up a fight because the country was too weak. We'll come back to that point a little later in this video. First, the big question is simple. Is there any evidence behind Steele's claims? Now, while Steele doesn't provide any evidence himself, paying even a little bit of attention to what was happening to several people in the FSB during the 2014 to 2022 period shows us that corruption was rife in the organization. And we have 3 cases for you, each of which involves the kind of squirreling away of Kremlin resources into FSB pockets that shows exactly what we mean when we say that Putin has been stabbed in the back. Now first, we take you to July 2017 and the eruption of a massive scandal in the FSB. Now in that month, the Warsaw Institute reported that information on the detention of several FSB officers who were suspected of corruption had been leaked to the media, suggesting that Putin's security apparatus was already collapsing into infighting and jealousy long before he invaded Ukraine. The story revolves around a man named Sergei Chemysov, who was then, and still is, the head of the state corporation Rostec. Now, Chemysov is one of the FSB's most influential figures, and his position on the Rostec board means that he also controls a company called Snegiryov Research Institute of Technology. Now, that company happens to make electromechanical and mechanical detonators for different types of ammunition, which means that it is a pretty important part of the war machine that Putin would later unleash on Ukraine. Now, a group of FSB officials who were supposed to be working for Putin and should have been aligned with the Rostec head were the first to betray Russia's leader. That group, the Warsaw Institute says, tried to extort large bribes from the board of the Snegiryov Research Institute of Technology. But that is just the start of the problem. Those FSB officials had been investigating the institute and had discovered that salaries were being paid to vacant posts within the business. These dead souls were getting paid, and the officials wanted bribes of a few million rubles for each of the vacant positions they found. Chemysov flexed his FSB influence and had 5 corrupt FSB officers arrested. But he only did it because those officers were trying to con a conman, and the money being paid to the vacant posts had to be going somewhere, and the odds are that somewhere is Chemysov's own pocket. Now, Chemysov has survived. He still leads Rostec, but immediately we see the scale of the problem that Steele mentioned. FSB officials were willing to hide Chemysov's misdeeds in return for bribes, and Chemysov himself is filtering money through an institute that is essential to the Russian war effort right into his own pocket. Now, this is a form of sabotage that is being hidden from Putin, and it gets much worse. Fast forward to May 2019, and the Organized Crime and Corruption Reporting Project was reporting on a former FSB official called Colonel Kirill Charkalin. He was in hot water with the Russian government after being detained for using his former position as the head of the FSB's Financial Counterintelligence Unit to accept bribes worth up to $850,000. As part of the investigation, Russia sent officials to scour Cherkalin's apartment. There, they found that $850,000 was, well, something of an underestimate. Those officials eventually left the former FSB's official's home carrying several massive bags containing 12 billion rubles, which was equivalent to about $185 million at the time. Now, the irony in all of this is that Cherkalin had previously led an FSB department that was responsible for uncovering the very sort of corruption that he engaged in. Under Cherkalin's watch, investigations had been carried out into the billionaire brothers Magomed and Ziauddin Magomedov. Cherkalin's FSB department had also looked into the former Russian economy minister, Alexei Ulyukayev, as well as another former minister named Mikhail Abazov. Just like with the Chemysov case, we see corruption layered on corruption. Now, political infighting is more important within Putin's inner circle than actually delivering what Russia's president wants and needs. And through all of that infighting, billions of dollars are simply disappearing. Chemysov used his power to avoid his fate. Cherkalin wasn't so lucky. In April 2021, he was sentenced to 7 years in prison for his crimes, along with a pair of other FSB officers named Andrei Vasiliev and Dmitry Frolov. So Cherkalin wasn't even acting alone. He had 2 other FSB agents come along for the ride. And we have one more example to share with you before we come back to what the many examples of corruption that are just like this have meant for Putin. So in February 2024, the Bell reported that Russian investigators were looking into an incident that had seen FSB officials team up with crooked members of Russia's investigative committee to fabricate a murder case that they then used to extort 15 billion rubles, or around $200 million, from the supposed suspects.
The FSB accused the co-owners of one of Russia's leading household appliances companies, Merlion, of hiring a veteran of Putin's earlier war in the Donbass to kill their former CEO, Vyacheslav Simonenko. The three men, Oleg Karchov, Vladislav Mangutov, and Alexei Abramov, were claimed to have offered the unnamed hitman a $5 million bonus if he managed to kill Simonenko by launching Molotov cocktails at his house. Now, this already seems like an unlikely story, but it was enough to see the accused trio spend 6 months in jail as they awaited a trial that could have landed each in prison for up to 20 years if they were convicted. That was the whole point for the FSB officials. As the three men awaited their trial, a corrupt lawyer working for the FSB offered them a way out. All they would have to pay was the aforementioned $200 million, in addition to a cut of 2% of Merlion's turnover every single year. And what the FSB officials didn't expect was that the businessman would refuse, with the fallout of the whole affair revealing that an entire gang of 24 high-ranking law enforcement officials had conspired to get paid rather than do their jobs as Putin ordered them to. And that's the point. Not all of these three cases are examples of FSB officers stealing money that was directly intended for destabilizing Ukraine. But what each case shows us is that the FSB is rotten to the core and has been since long before Putin invaded. FSB officials seem far more concerned with lining their own pockets than they are with supporting Putin's war effort. And that, in its own way, is a form of decade-plus-long sabotage that has rocked Putin's war machine from the moment he sent his troops into Ukraine. Now let's talk about that moment for a few minutes. Earlier, we told you that the rampant corruption in the FSB meant that Putin went into the Ukraine war with a head that was filled with nonsense. That happened because Russia's leader trusted the FSB. Now, this organization, which was clearly supposed to be infallible, was falling apart right before his eyes, and he couldn't even see it. And make no mistake about the FSB's importance to the Ukraine invasion. As Steele points out, it was the agency out of all that Russia has that was supposed to have the lead in the build-ups to the Ukraine invasion. Certainly, before the war sort of full-on came in 2022, the FSB was the lead agency in Ukraine covering Ukraine, Steele says. And rather than doing what Putin wanted, the agency told their leader what he wanted to hear. The $5 billion in lost money came with the added bogus bonus of the FSB telling Putin, yeah, it was fine to invade Ukraine. It'll be a walkover. You'll be welcomed as victors and liberators and so on, Steele says the FSB told Putin. So as the money was being stolen, this was the same organization that was telling the Russian leader that there was an entire alternative political structure in Ukraine that was waiting to take over and would happily do so under the Russian thumb. It was all lies. FSB sabotage to keep the gravity train rolling while officials did everything in their power to avoid having to deliver anything that even resembled the bad news that Ukraine was more ready than anybody ever expected before February 2022. Putin certainly trusted the FSB enough to keep pouring the money in. In August 2022, Business Insider reported that the FSB's Ukraine unit had been expanding in size since 2019 to the point where it contained 160 officers when it had once had 30. That alone tells us that Putin had been plotting the Ukraine invasion for years before he pulled the trigger, and it was the FSB that was supposed to let him know what he needed to do to make the so-called special military operation a success. But while the Kremlin built, the shadow apparatus sabotaged. And frankly, that shouldn't have come as a surprise to anybody. Lying is in the FSB's nature. The agency has long been accused of conducting hoaxes and making false accusations, though this was all supposed to be in the service of Putin's ultimate goals. And as the New York Times says, the FSB is more a political tool for Putin than it is any sort of serious law enforcement agency. The entire organization was born from the ashes of the KGB that gave the world Putin, and it has the same habits of blaming others for the crimes that it commits. We saw plenty of that in the three cases we discussed earlier, when it was so often FSB agents using supposed crimes to leech money out of the Russian system. Putin himself got in on the act plenty when he was Russia's prime minister back in 1999. He blamed Chechen militants for a series of apartment bombings in Moscow. Those allegations blew up in Putin's face when citizens from the nearby city of Ryazan found bags of what looked like explosives inside their building. The FSB was forced to apologize, though it still claimed that the bags contained nothing but sugar and were used for an anti-terror drill. In the end, Putin got what he wanted, which was opening the door for a new Russian attack on Chechnya. But unknown to him at the time, Putin had made a rod for his own back. The FSB that he built on lies and bribery is just doing what he built it to do. With that context, the knife in Putin's back is one that he should have seen coming.
Of course the FSB would lie to Putin. They'd seen him do the same to get what he wanted in Chechnya, so FSB officials lied when it became clear that Putin really wanted to invade Ukraine. And as they lied to him about what invading Ukraine would really require, the officials made sure their pockets were being lined so they would be financially secure against the absolute storm that they knew was coming. Now, some of those FSB officials have been caught in their corruption, but the real question is how many haven't been caught. We may never know the answer to that question, but we do know what the FSB's corruption has done to Putin. Back in 2014, Putin claimed that Russia's forces could take Kyiv in 2 weeks if they wanted to. Russia's president would have believed that, just like he thought it would only take a couple of weeks, if not just a handful of days, to take Kyiv in 2022. It's 4 years later, and Russia is still nowhere near defeating Ukraine. Putin has sold a bill of goods, and he bought it happily because it contained all that he wanted to hear. Of course, we can't always attribute to malice what can be explained by incompetence. As the Washington Post says, it wasn't just the corrupt inside the FSB sliding the knife in and purposefully misleading their president. In the days leading up to the Ukraine invasion, the FSB had sent messages to its informants in Kyiv that it was time to leave their homes. Russia was coming, and Kyiv would be a war zone in a matter of days. One intercepted message even showed an FSB official telling one of those informants to have a successful trip. That's how confident the FSB was. It may also explain why so many of its members thought that they could steal from under Putin's nose. Rather than actually doing their jobs, these officials appear to have simply assumed that Ukraine was there for the taking. Russia would win easily, and that would mean that their corruption wouldn't matter. Putin would get what he wanted. However, as an unnamed US official who spoke to the Washington Post put it, the Russians were wrong by a mile about the strength of Ukraine's defense. That official added they set up an entire war effort to seize strategic objectives that were beyond their means. Russia's mistake was really fundamental and strategic. Fundamental being the key word here. Russia didn't even get the basics right, and it's all because the FSB was plagued with wishful thinking. As the organization received polls telling it that many of Ukraine's citizens were willing to fight against Russia, the FSB delivered rosy messages about the ease of the upcoming invasion to Putin. It was the FSB that championed the lightning assault plan that we saw fall apart during the first few weeks of the war. Ultimately, the FSB stabbed Putin in the back by sabotaging his war plans before they were even put into action. The plans themselves were faulty, and Putin had no idea until tens of thousands of Russian soldiers were dying, and he was left wondering why the Kremlin's cash hadn't been enough to warn him of what was coming. But Putin knows better now, right? The corruption has been stamped out, even if it came too late to stop him from making crucial mistakes in Ukraine, surely. Well, the answer is no on both accounts. Corruption, fraud, embezzlement, or whatever you want to call it, is so baked into the Russian hierarchy that it has simply become the way that things are done. In January 2024, a trio of FSB officers were arrested on charges related to accepting 5 billion rubles, or about $55 million, in bribes. Alexander Ushakov was charged with creating a criminal group using his official powers, while two accomplices, Sergei Manishkin and Alexei Tsaryov, ended up under house arrest for throwing their co-conspirator under the bus. Just 4 months after that, a former FSB officer was sentenced to 9 years in prison for accepting a $1.7 million bribe from a hacking group. Grigory Tsaregorodtsev, who hilariously was supposed to be specializing in combating online crime, said he would protect the hacker group from the authorities in return for the money. Tsaregorodtsev failed. The hackers ratted him out, and yet another FSB official was exposed for looking out for himself rather than doing what Putin was paying him to do. Even now, the Russian war machine is plagued by corruption on a scale that is causing Putin's Plan B for the Ukraine war to fail after the FSB so spectacularly screwed up Plan A. The Russian military-industrial complex, or OPK, is blighted by the same issues that run rampant in the FSB. As Chatham House put it in July 2025, endemic corruption is a defining feature of the OPK and, more widely, of the Russian military. Corruption facilitates the inner workings of the military establishment. Putin is basically playing corruption whack-a-mole at this point. For every successful strike the mallet makes, 2 more cases crop up. Putin can't rid Russia of corruption. He is corruption embodied, which is why his inner circle so readily betrays him. Those doing the investigating on Putin's behalf are often corrupt themselves, and they will be caught out by other corrupt people and so on, which has turned Putin's inner circle into an Ouroboros of degradation and failure. Nothing that Putin can do will make this better. This is what he built Russia and especially the FSB to be. I don't think you'd want to be anywhere near Putin when you brought bad news, Steele says during his appearance on the Trump Report.
And of course, what that means is the distortion of information going up to leadership is quite significant and will have an impact. I would argue on both the politics and foreign policy of Russia, but also warfighting and the economy. Putin lives in a bubble. He doesn't want the bad news. He doesn't want to have to actually pay attention to what is happening in the corrupt systems he built, as long as those systems are doing their jobs. But while the cat's away, the mice will play. And those mice have burrowed so many holes into Russia's house that the collapse of Putin's Ukraine war is inevitable. As his inner circle sabotages his every move, Putin also has to deal with everyday people inside the occupied territories of Ukraine who are resisting Russia's every move. These are the people that the FSB told Putin would welcome Russia with open arms. But they're using violent and non-violent means to resist, as you'll discover if you watch our video. And if you enjoyed this video, be sure to subscribe to The Military Show for more investigations into the failure of the system that Putin has built around himself.